tänaseks teemaks on tomati, paprika ja kurgiseemnete külvamine kivivilla substraadile. Et kui me oleme harjunud tavapäraselt seemneid külvama orgaanilisele materjalile ehk turbasubstraadile, siis tegelikult on võimalik kasutada ka siis inertset materjali ehk kunstlikku materjali, mis on siis valmistatud kivivillast. Ja siin on mul ette valmistatud kivivilla matid vastava suurusega, tegelikult neid on ka suurematelt, nagu terved suured kassetid. Ja see materjal on hästi kerge, õhuline ja haiguste vaba ja kahjurite vaba. Ta imab hästi vett ja hoiab endas hästi niiskust, mis on külvide tegemisel hästi oluline. Siin seda materjali on võimalik ka siis tükeldada kergesti, ta on väga kergesti käsitletav, et on võimalik siis kasutada seda sama materjali ka kasseti panemisel. Ehk pannakse ta sisse ja kasseti avade sisse ja täidame kasseti niimoodi ära, nii et siis ta meil nagu kassetis iga taim eraldi, aga võib jätta ka ühtlase matina. Kivivilla matt imab endasse hästi niiskust, et paneme ta siia vette tõmbama ja niimoodi saame me kogu mati niisutatud liigse niiskuse välja ja teise veel siit. See käib ruttu, see matt imab endasse väga ruttu niiskust. Ja ongi meil külvimaterjal juba ette valmistatud külvamiseks. Substraat on valmis. Siia saame me siis juba seemned ära külvata. Kuna me planeerime siia külvata tomati ja paprika seemneid, siis kivivilla mati nii-öelda toitesoolade sisaldus, kuhu me seemned külvame, on siis 1 kuni 1,5 ja pH siis 5,5 kuni 6,0. Ja siin on mul ette valmistatud siis juba pakendid. Võtame siit pakendist seemned välja ja siin on näha, mõned seemned siin on. Ehk iga seeme läheb siis eraldi külviavasse. Kallame seemned välja ja paigutame seemned ühekaupa. Võtame siia ära ja saime ühe rea seemneid. Nüüd seemned võib ka katta vermikuliidiga, sellise õhulise materjali, mis on samuti siis kivimi kuumtöötlemisel saadud kerge õhuline materjal ja kergelt katame siis need seemned vermikuliidiga. Alati see ei ole vajalik, sest kivivillas on niiskust piisavalt olemas, et need seemnekestad saaksid kenasti märguda ja niiskust hoiab see kivivill ümber seemne paigal. Siis edasi paneme siit tomatiseemned samamoodi. Võtan pakendist seemned välja. Kui meil on tegu puhitud seemnetega, siis meil on kindlasti vaja kanda kindaid. Kui puhitud seemneid ei ole, on tavalised seemned, võime ka paljakäsi külvamist läbi viia. Nii, paneme siia seemned ava keskele ja jälle meil üks rida külvatud. Kontrollime, et seemned paikneksid kasseti ava keskel, külviava keskel kenasti ja jälle võime katta, aga ei pea katma. Niiskuse paremaks säilitamiseks siis võime katta vermikuliidiga. Kindlasti on vaja juurde kirjutada ka etikett. Paneme üles kuupäeva ja kultuuri. Ja lisame külvile.
kõik on sama protseduur, mis siis ka tavalisel orgaanilisel substraadil kasutusel. Nüüd kurgi puhul me nii väikest materjali ei kasuta, kurgid külvatakse siis kohe suurde kivivillakuubikusse. See on siis eelnevalt juba meil niisutatud siin väetise lahusega ja kurgiseemne paneme me siis otse siia kuubiku peale külviava keskele. Siin on siis seemned pakendis juba tootja jaoks ette valmistatud ja puhitud. Puhtimise info on nii pakendil kui ka seemne järgi saame me siis teada, kui on tegu värviliste seemnedega, et see on siis puhitud ja seda palja käsi puutuda ei tohi. Ja asetame seemne külviava keskele ja katame ka jälle kergelt vermikuliidiga, et hoida siis paremini niiskust seemne ümbruses, et seemne kest saaks pehmeneda. Ja ka, nagu ma ütlesin, pakendite peal on tavaliselt kindlasti märge olemas, et siin on siis kirjutatud, et töödeldud seemned ehk nende seemnete käitlemisel tuleb kindlasti kasutada kindaid. Rõhutan veel kord, palja käsi puhitud seemneid külvata ei tohi. Ja hiljem juba, kui taimed on tärganud siin selle mati peal ja idulehed on moodustunud, esimene päris leht on alustanud kasvu, siis seesama väike kuubikuga taim paigutatakse siis suurema kuubiku sisse ja tulevad siis siit juba istikuna, mis oma õigele kasvukohale lähevad. Kurgid kasvavad siis otse külvatuna suurde kuubikusse, aga tomatitaimed, paprikataimed, need siis istutatakse veel eraldi ümber, vältimaks siis paprikate puhul juurekava häirumist ja tomati puhul on see just hästi oluline, et seda juurekava saab siis tugevalt siis näpistatud ja seeritud. Kui meil on külvid tehtud, siis kindlasti külvid niiskuse paremaks säilimiseks ja ka temperatuuride ühtlustamiseks tuleb katta kas siis kilega, klaasiga või minul on minikasvuhoone, siis sellise minikasvuhoone katusega. Ja siin sees säilib siis taimele sobiv mikrokliima, mis aitab tal paremini kasvada. Külve tuleks hooldada nii, et iganädalaselt kontrollitakse külvimati niiskust ja kastetakse vajadusel sama koostisega toitelahusega, sama kriteeriumite väärtustega toitelahusega, nagu te seda enne külvi ette valmistasite. Ehk tuletame need korra veel meelde, et toitelahuse pH oli 5,5 kuni 6,5 ja toitelahuse IC on 1 kuni 1,5. Ja iganädalaselt te seda kontrollite ning nii kaua, kuni siis taimed liiguvad järgmisesse kasvuetappi ehk kui kurgid saavutavad oma esimesed pärislehed hakkavad kasvama, siis tõstetakse väetiselahuse kontsentratsiooni ja kui tomat liigub siit väikese mati pealt suurde kuubikusse, siis ka toitesoolade kontsentratsioon tõuseb, sest taimed kasvavad ja vajavad rohkem toiteelemente.